Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiu-Laenuühistu. Tervitused kõikidele raadiokuulajatele, käes on esmaspäev, on Eesti Krooni saateaeg, saade rahast, pangandusest, investeerimist ja majandusest, saate toob teieni Tartu Hoiu-Laenuühistu ja nagu ikka hakkame menetlema natukene seda majandusasja, natukene ka seda poliitikaasja ja stuudios Maksim Romanovitš ja siis esmakordselt tehnoloogia uusi võlusi või võimeid nautiv Andro Roos, kes on hoopis meil telefoniühendusega. Tervist, Andro! Tervist, Maksim ja raadiokuulajad! No ütleme niimoodi, et äkki kummutame kohe müüdi ära või kinnitame selle, et öeldakse, et miks Andro on telefoni teel, et väidetavad, on mees äkki soojale maale ära põgenenud pärast valimisi? Ei tea, kas ma olen ära põgenenud, aga seda vast mitte, aga lihtsalt puhkan. Ja, et see on tavaline nähtus, et pärast sellist suurt projekti on alati vaja natukene ka patareisi laadida ja natukene ennast koguda, et kui ei ole saladus, et kus kandis sa siis puhkad? Kreekas. Kreeka, no ja vaata, ma olengi aru saanud, et see on siuke mõnus koht, et tegelikult ju kui me majandust räägime, siis vaata, Kreeka on ju hea näide sellest, et kuidas üks riik kunagi siin veel sellel sajandil oli väga konkreetselt käpuli maas, aga nüüd on nagu elu ikkagi väike siesta käib seal kogu aeg. Ei tea, käpul on ta ikka maas nagu selles mõttes, et eks selle viimase IMF-i projektiga nagu siin see elu keeratigi pekki. Ütleme kasvu mõttes, aga ega inimesed on ikka inimesed, nagu, et inimesed oskavad elada. Et ikkagi selline veini voolab ja selline head toitu oskavad nautida ja rääkimata sellest heast ilmast, jah? No kuuldatavasti nii on, jah, ma ise veini ei joo, et ja endal on juba olen juba nii vana, et on sellised harjumused, et eks ma söön ikka seda, mida ma Eestis sõin. Nii palju kui kätte saab nagu. Igatahes jah, et head puhkust see jätku sulle sinna, aga meie jätkame siin saatega hoopiski ja alustaks ikkagi Tartu Hoiu-Laenuühistu teemadel, et ütleme siin valimispäev, kui sai läbi, siis tuli välja hoopiski selline uudis, mis on võib-olla paneb inimesi tegema oma valimisotsuseid hoopis rahanduse koha pealt ja ehk siis Baltasar Leasing võlakirjade pakkumine on alanud, et kahe sõnaga tutvustas meile, et mis see tähendab ja kes need Baltasari inimesed on, et tegelikult meie pikemad kuulajad teavad, kellega on tegemist, aga ikkagi sõna sulle. Ega Baltasar Leasing ei vaja vist nagu selles mõttes ikkagi tutvustamist, et seal toimetavad Vahur Mägi ja Gregor Miller ja eks see on juba mitmes kord, Baltasar Leasing olnud juba 3. kord ja neil on teisi firmasid ka veel Baltasari nimega. Nii et tegelikult Baltasari nime on juba rohkem kui 3. kord ja nad tahavad ikkagi siis säilitada ja arendada oma laenuportfelli, et seda suuremaks muuta, et sellepärast siis suurendavad seda eelmist võlakirja emissiooni, kus nad ikka laenu saavad, hoiused nad ei kaasa, et ehk siis ongi nagu ühistu kaaslaste käest, et võlakirjade teel. Nii et see ongi siis see lühilugu, et milleks siis Baltasar Leasing jällegi oma võlakirja emissiooni on välja kuulutanud, et ühelt poolt refinantseerida siis eelmist võlakirja emissiooni, kuna tagasi maksaksid selle, siis peaksid ka leasingu andmistest nagu loobuma ja teistpidi siis nagu suurendavad natukene seda mahtu, et saaks nagu leasingute andmist laiendada. Siin võib-olla paljudel kuulajatel kohe tekib küsimus, et Baltasar Leasing tegeleb kasutatud sõidukitele leasingu teenuse pakkumisega. Ning jah, et nagu sa mainisid võlakirjade müümisega soovitakse finantseerida täiendavate leasingute väljaandmist, et aga tegelikkuses ju me loeme meediast, et automüük kui selline on käpuli, et mis toimub, et siin jällegi osad härrad tahavad hoopiski nagu seda finantsi juurde, et saaks inimestele seda võimalust pakkuda. Jah, ega vaata, eks need majandusuudised, kui sa vaatad, et siis peakski kõik poed üldse kinni panema ja kõik, ega niimoodi ka päris teha ei saa, et kui sa oled selle mingi konkreetse tegevusvaldkonna valinud,
eks sa püüad nagu selle tegevusvaldkonnaga ikkagi edasi minna ja kui me vaatame nagu seda päris elu, et sa alustasid Kreekaga nagu niimoodi, et ega Kreeka majandus keerati ikka 10 aastat tagasi pekki, aga see ei tähenda seda, et siin autodega inimesed näiteks ei sõidaks või poes ei käiks või nii edasi. Et sõidavad autodega ka, lihtsalt nagu need autod, nagu mida ostetakse, eks need teisenevad. Ja samamoodi on Eestis kõik selle maksutõusudega ja automaksu ja kõikide selle asjadega, ega vast ei osteta uusi autosid, aga nii palju, aga Baltasaar liisingit ta ei tegelegi uute autode liisinguga, vaid tegelebki kasutatud sõidukite liisingu teenus, jah. Kasutatud sõidukite liisinguga ja muu hulgas, eks need tuuakse ka päris palju nagu välismaal. Inimesed vaatavad odavamaid autosid, püüavad saada häid pakkumisi ja siis ongi nagu mingisugust firmat vaja, nagu see Baltasaar on, ja siis sellised liisingusse annab. Nii et ega igal ajal nagu toimetatakse ja tehakse ja ma ütlen, et elu ei saa nagu sellepärast seisma jääda. Jah, ja võlakirjadu suunatud pakkumine algas siis 17. oktoobril kell 12 ning lõpeb 6. novembril kell 12, ehk siis siin on ikka veel mõni päev, kui mitte öelda mõni nädal aega, või siis enne tähtaegset emissiooni mahu täitumisel. Võlakirjade väärtuspäev on 7. november ning lunastuspäev on 7. november 2027, ehk siis 24 kuud alates väärtuspäevast. Ning jah, et nagu ikkagi on võlakiri liigiks on registripantide ja käendustega tagatud kupong võlakiri, mille nimeväärtus ning müügihind on 100 eurot, et selline harjumuspärane. Aga mis ei ole harjumuspärane, on võlakirja eest makstakse intressi. Oi, ja see on nii magus number, et oi, et minu hakkas kohe nagu suu vett ka jooksma, et vaatan, et intressi 10% aastas. No kuule, siin Andro on küll, et tegemist minu arvates või vähemalt minu mälu järgi nagu rekordintressi väljamaksmisega, et me ei mäleta kunagi, kuna viimati selliseid numbreid nägin ja loomulikult, et see, nagu ma ütlesin, et paneb suud vett jooksma, aga kuidas sina sellele vaatad, et mina tean, et sina oled alati selle poolda, et võtame vähemaks, et kui Baltasaari inimesed tulid ja lajatasid, kuule, me tahame 10% maksta, et mismoodi sa neile otsa vaatasid? Mina võtaks muidugi vähemaks, aga eks igaüks teeb oma ütleme need hindamised ise, et mis hinda ta suudab nagu raha eest nagu maksta, et eks nende Baltasaare liisingu intressid on ka nagu kõrgemad, et kindlasti nad seda nagu maksta suudavad ja kliente neil nagu on. Nii et ega mis minul siin vaadata, et kui nemad tunnevad seda, et nad suudavad seda maksta ja tahavad seda maksta, siis võlakirja investorile on see ju tegelikult ääretult hea pakkumine ja teistpidi ma vaatan nagu seda, et ega Baltasaarel tegelikult need intressid ongi sinna auku nagu olnud aastaid. Et ei ole nad väga palju juurde pannud ja ei ole ka maha võtnud. No nii palju ma võin öelda, et intressi makstakse välja kord kvartalis ja vastavalt intressimakse päevadele kokku 8 korda ja minul isikliku kogemuse järgi, ka minul on Baltasaari võlakirjad olnud portfellis olemas täitsa, siis ei ole kordagi olnud probleeme, et nende laekumisega, et on üleüldse tegelikult pole kordagi ühtegi probleemi olnud ühegi laekumisega, aga see Baltasaari see 10%, see on alati, et kui see tuli, see oli tajutav ja märgatav, et ega ma ei saa siin muud öelda, kui öelda, et mina ilmselgelt sellest nagu võlakirjade pakkumisest pean küll osa saama, et pean siin hakkama enda madratsi aluseid läbi tuhnima, vaatama, kus on äkki mõni sajane vedelema jäänud, et midagi investeerida ka, et mida ei olegi kaua teinud, nii et kõikidele Tartu Hoiu-laenuühistu liikmetele on aga loomulikult see tee avatud, kui teil vedelevad need mõned sajased, mida luhtitada, siis tasuks sellesse investeerida ja kogu info on tartuhl.ee ja kui te ei ole Tartu Hoiu-laenuühistu liige, siis täpselt samuti kodulehe tartuhl.ee saate liituda Tartu Hoiu-laenuühistuga ning siis võtta osa sellest võlakirjade pakkumisest, et muidu on see määratud ainult ja saavad osta vaid isikud, kes on Tartu Hoiu-laenuühistu liikmed. Võt nii, sellised uudised siis Tartu Hoiu-laenuühistumalt, teeme siin aga ühe kiire hingetõmbepausi ja siis oleme saatega tagasi Eesti Kroon. Oleme saatega tagasi, saade on Eesti Kroon, saade rahast pangandusest investeerimisest ja majandusest ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu ning stuudios Maksim Romanovitš ja telefoni teel Kreekamaalt Andro Roos. Andro,
noh, ütleme siis, võtame siis need põletavad teemad ka läbi, et valimised, et kuidas sa neid hindad ja noh, kuidas sul läks ka ja mis järeldusi tehakse ja nii edasi, et hakkame vaikselt siis minema. No ega valimised ei läinud niimoodi nagu arvata, et eks nad läksid halvasti nagu selles mõttes. Siis ei saanud plaan B nimekirjaga, et endal oli mul 400 häält. Ega ma sellega ka nagu päris rahul ei ole, aga noh, meeskonnatööst jäi ilmselt siis puudu nagu, et meeskond tervikuna ei suutnud nii palju neid hääli saada ja no eks see on nii nagu spordivõistluste kommenteerimisel, et mis siin nagu kommenteerida, et vastased olid tugevamad ja eesi olid viletsab ja niimoodi ongi, et ega mis siin pikalt arutada, järgmine kord tuleb paremini teha. No järgmine kord paremini, ma ei saa mööda, kuna tegemist on ka majandussaatega, siis sa kunagi rääkisid, et kui sa oma esimestel valimistel osalesid, siis sa kulutasid oma esimest raha, nagu sa panid selle alla ja said selle raha eest korraliku õppetunni, siis nüüd on sul neid valimisi vöö vahel mitmeid ja iga kord see väljakäidav summa on ju ka ikkagi märgiline valimistel osalemiseks, et kas oli siis, või ütleme niimoodi, et kas said kogu raha eest õppetunde või? Noh, ega ma olen nagu õppinud ka nagu, et asjatult mitte nagu kulutama, et noh, mõni käib nagu kõrtsis, ostab napsi, mõni ostab suitsu, mõni tegeleb hobiga, et ütleme niimoodi, minu hobi on siis valimistel osalemine, et kui me niipidi seda vaatame, et ja ega ma olen õppinud ka säästlikumalt kulutama, kui niimoodi võib nagu kulutamise kohta öelda, et ega suuri reklaame ma ei ostnud. Ja sellele ma sihtsingi, et tegelikult ju sa kasutasid oma olemasolevaid ressursse maru targalt ära, kas või tuues buss näiteks? Nojah, et bussi renti natukene diislit, ega ma seda kõike üksinda ei maksnud, et siin oli ka nagu meeskonnatöö ja niimoodi ongi, et lihtsalt sai vaadata, et mis see tulemus tuli, ei tulnud tulemust, et järgmine kord tuleb krüttida nagu asja teistmoodi, et tulemus tuleks. Ma olen nagu Toomas Alva Edison, et mitu korda tuleb ära proovida, enne kui tulemus tuleb. No jah, aga nüüd käiski läbi see sõna buss ja rent, et rahvas küsibki, et mis sellest bussist saanud on ja kuhu see kadus, et see oli, ütleme siis nii-öelda viimased 2 kuud muutunud elementaarseks Tartu linnaosa pildist, et nüüd on vaikus majas, seda ei liigu, ei näe, et mis bussist sai? No, buss seisab oma parkimiskohas ja eks ta jääb ootama nagu Tartu Hoiu-laenuühistu kampaaniaid ja ilmselt ka Talveküla kampaaniaid jõulumaal, nii et tuleb ta ümber värvida ja sõidab jälle. Ainult, et ilmselt mitte nii palju Tartus. Ja Ruupurist ilmselt sõnumid ka vahetuvad? Ikka vahetuvad jah, et ikka peavad olema ajakohased ja asjakohased. Okei, no see on nüüd sinu kampaaniast rääkides, aga võttes siis üldiselt sellises plaanis, et kas tulemused kui sellised olid sinu jaoks üllatavad ja kuidas sina näed seda trianglit, mis praegu siis sinu valimispiirkonnas Tartus toimub? No eks nad ikka olid üllatavad selles mõttes, et ausalt öeldes toetust ma tajusin nagu palju rohkem, et eks siin on nagu vandenõuteoreetilised küsimused, miks üldse nagu eelvalimised on siis pandud nagu nädala peale, et vanasti olid nad 2-3 päeva, väga vanasti neid üldse tegelikult ei olnud. Mina olen nagu näinud nendel valimistel, kus ma eelmistel kordadel olen vaatlejana osalenud, ütleme seal, kui ma Paikuse vallas kandideerisin 2000. aastate alguses, et eks mida saab eelhääletuse häältega teha, kindlasti saab need minema visata nagu, et ma ei väida, et niimoodi on nagu olnud, aga niisugune kõhklused ja kahtlused nagu on ja lisaks veel e-hääletus, mis on üldse niisugune väga must maa ja ei tea nagu, kust need e-hääled tulevad ja kuhu nad lähevad. Aga see selleks, et see on kõik selline jutt, et see, kes väga palju näiteks eelhääletuse või e-hääletuse hääli näiteks on rõõmus, et sisse sai ja tema nagu sellist juttu ei räägi. Aga kui vaadata nagu seda, et mis see tulem nagu on ja nagu siis võib-olla ka kurb olla nende valimistulemuste üle, siis kurb on põhjust olla
mina arvan, kui Eestit tervikuna vaadata Eesti inimestel ja kui me räägime kitsalt Tartust, siis Tartu inimestel, sellepärast, et tegelikult mitte midagi ei muutunud. Ja taheti nagu muutusi, vähemalt sellised jutud on kogu aeg õhus olnud. Eestis, et on Reformierakonnast siiber ja sotsidest siiber ja Eesti 200 siiber. No mina vaatan neid ühe tervikuna nagu, et Tartu kontekstis see päris nii ei ole, et Eesti 200 sotsid jäävad nagu nüüd tõenäoliselt opositsiooni. Aga eks suures pildis on nad kõik üks klubi, keda esindab siis Reformierakond, aga tegelikult esindab ka Isamaa, kellest on saamas siis Tartus, aga ka mitmetes teistes Eesti piirkondadest. Selline Reformierakonna puudel, kelle abil siis Reformierakond hakkab ellu viima jätkuvalt oma poliitikat, et nii nagu Vene peaminister kunagi ütles, et tahtsime parimat, see oli Tšernomõrdin äkki, et tahtsime parimat, aga välja kukkus nagu alati. Et Eesti valijatel ka niimoodi, et taheti nagu parimat, taheti selle 18% toetusega koalitsioonist lahti saada, aga hoopis kinnistati selle koalitsiooni võimu. Ja Tartu on selleks väga heaks näiteks. Mis tähendab seda, et ega küsimus ei olegi nii-öelda ainult värvis, et Reformierakond ei tohiks olla või et keegi teine olema. Aga ega maksutõusud ei jää ju olemata, et väga terav on näiteks maamaksu tõusu küsimus, mis hakkab tõusma 100% aastas, et see tuleb ja hakkab tõusma. Juttu all on olnud vee kui ütleme siis kauba väga eksklusiivseks muutumisest. See tähendab seda, et hakatakse piiranguid panema vee tarbimisele. Veehinnad hakkavad tõusma, see on kohaliku omavalitsusse teema kindlasti. Neid ei ole avalikult veel letti toodud järgmise 4 aasta teema, kus vesi muutub defitsiidiks, mis maapõuest tuleb. Prügimajanduse teemad, et neid ei saa lahendatud, prügihinnad tõusevad. Rääkimata üldriiklikest küsimustest, nagu seal elektrihinnad, võrgutasud, sinna keevitatakse juurde. Ehk et tegelikult Reformierakond ei saanud peksa, ta ei pea tegema mitte mingisuguseid järeldusi üldriiklikus valitsemises, vaid ta läheb nende samade projektide ja teemadega edasi, mida ta siiamaani on teinud ja selleks on rohelise tee andnud tegelikult Eesti valijad. Nii et Tartu näitel veel, et Süku tuleb, 100 miljonit kulutatakse ära. See ei jäta kindlasti halvasti mõjutamata näiteks Tartu kohvikumajandust või kontserdimajandust. Et siin räägitakse headest külgedest, et raamatukogu saab uued hoidlad ja asjad ja kunstimuuseum saab uued hoidlad, kuigi ega siis päris vihmal neid täna ka ei hoita. Aga see hind, mille eest seda kõike tegema hakatakse ja mida veel tulevikus tuleb peale maksta, neid küünlaid väärib, et eks me seda 4 aasta pärast näeme, mina ütlen seda, et kindlasti ei vääri, et see on üks suuremat sorti lollus. Ja jälle kokkuvõttes, et valija andis selleks rohelise tule ja nüüd tuleb ka vastutada selle eest. Et vaevalt, et erakonnad vastutama hakkavad, eks vastutus käib ikka Eesti inimeste rahapoti peal. Ütleme, et mina olen üks nendest pettunud valijatest, võib öelda ka, et kes andis oma nii-öelda protestihääle valitsus olevate erakondade vastu ja lõppkokkuvõttes ongi ka kurb vaadata seda, et vaatamata sellele, et andsin väiksematele tegijatele oma hääle, et väiksemad tegijad nagu ka plaan B kahjuks püünele ei pääsenud, siis kurb oli selle asja juures vaadata, et need, kes suured on, siis need müüsid ennast maha, kui võib nii öelda. Et nagu sa mainisidki, et jah, et Isamaa ei säilitanud selgroogu, et kui siiamaani suudeti, ütleme, näidata ennast väga selle Reformi ja Eesti 200 vastandina, siis nüüd ikkagi näidati oma tegelikku palet, et kuule, et ei ole meie nendest ka teab, mis paremad, et kui võimalus on, siis lööme seljad kokku ja jagame need mõnusad soojad kohad ära ja elu läheb käima. Kui me räägime sellest, et isegi linnapea koht ka oldi nõus maha müüdama, et millest siis juttu on? Jah, eks ta niimoodi on ja teine asi on muidugi selline poliitiline matemaatika, et kas neil teisi variante oli, et teema on ka muidugi üks küsimus, aga alati, mis teised variandid on tegelikult erakorralised valimised, sellepärast, et ega nui neljaks ei pea ju kellegiga
koalitsiooni minema. Et põhimõtteliselt ei ole niimoodi, et siin räägitakse, et alternatiiv oleks olnud siis võib-olla maailmavaateliselt mitte nii sobivate inimeste või sobivate erakondadega koostöö, nagu seal sotsiaaldemokraadid ja Eesti 200 ja kes nad seal veel sai, Keskerakond, eks ole, Tartu linnavolikogu. Aga ega see ei ole ainukene variant, et üks variant oleks ka veel see, et kui kokkulepet ei sünni, linnapead ei valita, siis ega seadused näevad ju ette nagu seda, et millised on tingimused erakorraliste valimiste välja kuulutamiseks. Ega kui vallavalitsust või linnavalitsust ei suudeta kokku panna, siis üks variant on ka erakorralised valimised, eks siis oleks saanud valijad teha ka, uue otsuse, et on nad näinud ära, kuidas patiseisu on mängitud Tartu linn, võib-olla ka mõned muud omavalitsused, nagu Tallinn näiteks, ega Pärnu ei ole heas seisus, ega Narva ei ole heas seisus, kõik on nagu tegelikult pooleks, et tahaks nagu teha teistmoodi, aga ei saa, Pärnus nagu näiteks püütakse teha teistmoodi, et see 5 erakonna koalitsioon, aga minu hinnangul see ei ole väga püsiv, et kui seal juba sellised kokkulepped on, et see aasta on siis ühe valimisliidu esindaja nagu linnapea ja järgmist aastat saab EKRE esindaja. Need on sellised lehmakauplemised, et need ei ole tavaliselt väga püsivad. Ja vaata, nende asjade puhul ei räägita nagu enamasti just nagu valijate heaolust või sellest, et mida tegema hakatakse, vaid esikohal on just nimelt et positsioonide ja ametikohtade siis jaotused, mis ei ole tegelikult õige, et rohkem peaks nagu rääkima seda, et mis me põhimõtteliselt muutma hakkame, et kas maamaksu jätame ära, eks ole, vähendame, külmutame või siis teeme seda või teist, aga selliseid jutte väga palju ei ole või et ehitame siis midagi, investeerime, millest oleks tulevikus kasu kohalikule omavalitsusele, aga neid jutte väga ei kuule, et ikkagi on personaal ja küsimused. Ja ma ütlengi siin seda, et ega see kolmas variant ongi see, et ei peagi kellegiga koalitsiooni tegema, et kui näiteks Isamaa Tartu näitel oleks tahtnud oma nägu säilitada, variant on ka see, et kokku ei lepita ja tulevad erakorralised uued valimised. See on Eesti oludes pretsedenditu, aga mina arvan, et aeg selle jaoks on küps nagu. See on väga hea mõte või mõttekäik, et tegelikult ju kui ma laias laastus nagu suuremat pilti vaatan, et kui me tõime siin Pärnu näiteks ja Narva ja tegelikult ju selline võimuvahetus, kui selline toimus väga vähestes valimispiirkondades, kus oleks asi nagu kardinaalselt muutunud. Ja seal ka, kus isegi kui osad või veel kvalifitseerivad selle alla, et kus toimuski see muutus, on see, et läbirääkimiste laua taha sattusid ikka samad näod. Et see näitab seda, et kui raske on ikka uuel jõul tulla, et siin koha peal ongi, et kergitan sinu ees kaabut, Andro, et sa nagu püüdsid sinna ja ilmselgelt püüad ka veel kord ikka järgmistel valimistel sinna nii-öelda laua taha saada. Aga see on ikkagi et see näitab ikka, kui keeruline see protsess on. Et Narvas me ju põhimõtteliselt saime 4 kohta, aga vaata see ei taga ka nagu seda, et midagi muuta, sest seal on ka nagu valimistulemused on nagu pooleks nende jõudude vahel, kes tahaksid nagu staatuskohad säilitada ja nende vahel, kes põhimõtteliselt tahaks midagi muuta. Et võib-olla siis ma räägin näiteks Keskerakond ja plaan B, kui saaks nagu kokku panna, aga lihtsalt teine pool on häälte poolest üle ja väga keeruline on nagu siis matemaatiliselt midagi seal muuta. Ja ega näed, see 4 kohta Narvas ei taga ka seda plaan B-le, et me saaks erakorralise valimisi esile kutsuda, et vanad jõud on ikkagi niivõrd palju üle ja inimestel on harjumus siis nende poolt nagu hääletada millegi pärast. Aga ma ütlen, et eks siis tuleb ka nagu seda vastutust kanda lõppkokkuvõttes. Sa mainisid ka Pärnus seda mitmikliitu, seal vist oli lausa 5 liikmelise sellena, et kui me räägime sellisest kontekstis, et kui plaan B oleks Tartus ka, ütleme siis, mõne mandaadi ära napsanud ja oli ka juttu sellest, et teha mingisugune 4. või 5. liit Isamaa vastu, et kas plaan B oleks olnud sellega käpp ja kuidas sa ise tunned, et sellistes mitmikparteili koalitsioonides on ju väga raske oma valimisprogrammi täita?
Mitte tingimata ei oleks käpp olnud, et pigem ma ütlen, et ei oleks käpp olnud, et kui me ikkagi läksime nagu valimistele selle retoorikaga ja selle sisuga, et me oleme selle vana korruptiivse korra vastu, siis me ei oleks pannud oma allkirja nagu sinna alla, et hakata seda ühes või teises formaadis ellu viima, et ainult sellisel juhul, kui oleks võimalik olnud, ütleme, kardinaalselt teistmoodi poliitikat rakendada, kas või see, et panna ametkonnad korralikult tööle inimeste huvides, lõpetada ära omadele raha kantimine, kõik sellised asjad, lõpetada tõesti ära need maamaksutõusud, sükude ehitamised, mitte et need oleks konkreetselt mingite hoonete vastu või niimoodi, vaid just nimelt niisuguse raha raiskamise ja taoliste tegevuste vastu, et lemmakauplemise vastu. Et kui seda ei oleks õnnestunud teha, kui niisugust koalitsiooni ja täna ma vaatan valimistulemuste pealt, et kui isegi plaan B oleks sinna 4 mandaadiga näiteks sisse läinud Tartus kuskil, siis ega niisuguseid partnereid nagu väga ei ole, kellega seda oleks võimalik ellu viia, nii et ju ei ole aeg küpsis nendeks muutusteks niivõrd. Ja ma tahtsingi selleni jõuda, et ka mulle tundub, et ega plaan B-l ei olekski ju sellisesse, ükskõik kellega minna, kas koalitsiooni hetkel nendest, kes võitsid või siis nagu said valimistel hea tulemus, et ei ole nagu neid ühiseid jooni, et minu arvates ju plaan B põhimõttel ongi tegemist sellega, et joon jookseb sealt kohast, kus juba tuleb mängu sükku, et kui su koalitsioonipartner ütleb, et ei, sükku tuleb nii või naa, et ma ei tea, et tehke või hundirattaid, aga see jääb siia lepingusse, siis on ju see koht, kus plaan B oleks ilmselt püsti tõusnud ja laua tagant lahkunud. Nojah, me ei saa niimoodi teha, et me endale vastu hakkame rääkima. Jah, et sellised, ütleme siis, tulemused valimiste koha pealt veel kord tubli Andro püüdsid. Ütleme, et su valimiskampaania ei jäänud kellelgi märkamatuks, nii palju ma võin öelda, et ma olen linnapea ka kuulnud, kus on inimesed öelnud, et jah, et nad on käinud su eest ka hääletamas ja oled silma paistnud ja see buss on mõjunud ja need sõnumid, mis sealt välja tulid, olid sellised mõtlema panevad, aga jah, et 399 häält äkki, ümardades siis 400, kas ma eksin? Jah, täpselt. Ja kas ma eksin, kui ma ütlen, et tegelikult võib-olla on ka natukene see mõrumaik suus sellest, et viimastel valimistel, Riigikogu valimistel oli vist sul natuke suurem häältesaak? Seda küll jah, et aga Riigikogu valimistega ei saa nagu võrrelda ka sellepärast, et muidugi mõrumaik, sellepärast Riigikogu valimistel oli 524 häält, sest Riigikogu valimistel on esiteks vähem kandidaate ja vaata, meeskonna mõju on ka, et seal Riigikogu valimistel ma olin nagu niisugune nii-öelda peaaegu et üksik üritaja, sellepärast ma olin küll Keskerakonna nimekirjas, aga ega seal nagu väga niisugust toetust ütleme ei olnud erakonna peakontori poolt, ei rahaliselt ega moraalselt, et ma lihtsalt olin nagu nimekirjas ja ühtne nagu toimetasin oma kampaaniaga. Aga põhimõtteliselt, ütleme, kohalikud valimised on muidugi ju meeskonna mäng, see tähendab seda, et ma nimekirja juhina tegin nagu üldkampaaniat ka, et teised ka hääli saaks, et ma ei teinud ainult ise endale, nii et jagunes kõik ära sinna nimekirja peale ka. Nimekiri sai iseenesest ju rohkem hääli kui mina eelmistel Riigikogu valimistel, nii et selles mõttes on nagu ütleme, võimalik rõõmustada. Igatahes veel kord kogemus järele käes, ühed valimised järjekordselt üle elatud, järjekordsed õppetunnid ja ütleme teadmised pagas on kogunenud, ma võiks isegi ütleks niimoodi, et poliitkaal kui selline on ju tõusnud. Poliiterikaal. Jah, et poliitkaal kui selline on tõusnud, et kuigi tavaliselt ma tean, et sellel intensiivsel ajal kipub kandidaadile see kaal alanema just, aga poliitiline kaal tõuseb, et järgmistele valimistele juba minnes, et olgem ausad, et sa ei lähe enam tõesti nagu see üksik üritajana või selline tundmatu nimena, vaid juba selline, keda võib öelda, et juba natuke nagu veteranpoliitikuks. Ja veteranpoliitik ja ega mingis mõttes
võib sellist head meelt tunda, kuigi mulle ei meeldi nagu, kui inimesed nagu võrdlevad ennast nagu saadud häälte arvu poolest ja niimoodi, aga lihtsalt pool naljaga öeldes, et nii mitmedki ministrid said ju tegelikult minust vähem hääli ja selles mõttes võib nagu tunda ka rahulolu väikest viisi. Jah, seda kindlasti. Nii, aga teeme siin ühe kiire pausi ja siis oleme tagasi viimase segmendiga ja saates Eesti Kroon. Oleme tagasi saatega Eesti Kroon, saade rahas pangandus investeerimist ja majandus ning saate toob teieni Tartu Hoiu-laenuühistu. Ja nüüd, kus ütleme, poliitminutid on läbitud, võtaks ikkagi natukene ka maailma majanduse küsimuse ette, et ega vaatamata sellele, et meil siin valimised on olnud, maailm ei puhka, maailm liigub ikkagi enda tempos edasi, siis sinu arvamus selle koha pealt, Andro, et kulla hind, millest me rääkisime siin mõni saade tagasi, et oi, läheb üles, jube hea on, et enam paremaks minna ei saa, et plaksutasime siin koos käsi lausa, sest et Tartu Hoiu-laenuühistul on ka märkimisväärne kullavaramu, kukkus raginal. Kukkus niimoodi, et kohati vist kuskil isegi jooksis läbi, et lausa 4-kordselt, et no, kuidas sa seda maailma majanduse kontekstis näed? Ei, 4-kordselt ta kindlasti kukkunud tead, ega ta tõusis niimoodi, et ta oli pikka aega oli 100 euro kandis grammi hind. See oli võib-olla isegi 6 aega tagasi või? Aeg läheb nii kiiresti või 2 kuud tagasi. Aga siis ta ju tõusis kuskil 110 kuni 114 euroni gramm ja siis sealt ta tõusis mõne päevaga, ütleme, 120 euroni gramm. Ja paar päeva ta seisis seal 120 euro peale, nüüd ta kukkus tagasi 113-114 peale. Et see on, vast see on siis mitte 4-kordne, vaid 4% langus, nii et aga samas kui on ta siin paari kuuga 20% tõusnud, et siis tegelikult see näitab, kuhu suunas see maailma majandus on nagu minemas, et ebastabiilsus on nagu suur, arusaadav, sõjad, tootmise langus, et ütleme pankrotid, majandusmudeli läbikukkumine, nii et jah, ega mulle ei meeldi, et see kullahind niimoodi kasvab, et tegelikult võiks majandus olla stabiilne ja majandus kasvada, et olla töökohad ja tootmine ja niisugune vana normaalsus, nii nagu vanasti oli, aga tulles selle Kreeka juurtegi tagasi, et kui ma siin näen ja ringi sõidan, siin on väga palju näiteks selliseid, sa vaatad, et inimesed on püüdnud teha mingit äri nagu, et kas oma eramaja on pooleldi äriks tahtnud muuta või on siis kuhugile tee äärde, näiteks bensiinijaama rajanud või mingid tootmishooned või autopesulad või asjad. Ja siis on nagu näha, et kuidas nagu noaga lõigatud on need ärid pankrotti läinud. Et ma ei ole nüüd konkreetselt uurinud, aga mul on kuri kahtlus jah, et eks see juhtus umbes 10 aastat tagasi, siis kui see IMF siin külas käis ja suur aplava oli kogu selle Kreekaga. Et taheti parimat, välja kukkus nagu ikka. Aga see ei ole selles mõttes ju nagu normaalne, et tegelikult normaalne ongi see, et sa teed midagi, et sul tootmine käib, teenindus käib, ärid käivad. Et kui ma siin Kreekas ka vaatan nagu seda, et kuskilt maalt on need teede ehitus ära lõppenud, et ei suudeta enam edasi teha, et need teed, mis tehtud on, et siuksed Venemaa moodi või Ukraina moodi auklikud veel ei ole, aga on näha, et on vanunud. Liiklusmärke ei suudeta vahetada, et on ära pleekinud ja kõik niimoodi. Et võib-olla jah, Kreeka on niisugune natukene karm näide, aga mul on tunne, et vaadates nagu neid majandusnäitajaid ja kogu seda elu, kuhu see nagu suundumas on, et eks varsti on see ka meie reaalsus, sest ajakirjandusest ka ju loeme, et ärid lõpetavad oma tegevuse, uut jõudu kuskilt selle alustamiseks, uuesti alustamiseks ei ole, et kui keegi midagi alustab, siis pigem nagu väliskapitali toel tulevad välisfirmad siia tegema ja ütleme, kõik sellised nagu näited, et tegelikult see, et kullahind kasvab, see ei ole mitte tore, see on tegelikult väga kurb, sest see näitab seda, et muu majandus käib alla. No siin ütleme, selle taustal hõbe on jällegi teinud siin märkimisväärset tõusu, et kui jah, et nüüd kuni sa rääkisid siin ühe silmaga kiiresti leidsin, et jah tõesti, et
kulla hind on kukkunud, aga tõesti see jääb sinna ikka 4% sellesse, aga see on selline märkimisväärne langus, mida pole väga kaua nähtud. Et selles suhtes aga vaata, Maksim, ma ütlen sulle nii palju juurde, et kui kulla hind 4 korda kukuks, siis see tähendab seda, et sa näeksid aknast välja vaadates, kuidas majandus lööb võitsele. Sellisel juhul ta kindlasti kukub 4 korda, et kui igal pool ehitatakse, igal pool hajatakse uusi tootmisi, lapsed sünnivad, tarbijaid tuleb juurde, uued turud tulevad kuskil. Ma ei tea, võib-olla peab kuule mingisuguse koloonia tegema nagu või Marsile, et sealt avastatakse elu ja intelligentne elu ja inimesed ja uued turud. Ma ei tea, mis selle jaoks juhtuma peab. Ja see oleks nagu selline teistmoodi liikumine. Ja liikudes kiiresti edasi, siis teistmoodi liikumine on ka, et nüüd ma ei teagi, kaua sa oled nüüd seal Kreekas olnud, et kui palju sa siin kohalikke uudiseid oled jälginud, siis mina nagu saatega seoses kui ka sellest isiklikust huvist olen nagu väga palju seda kohaliku Eesti majanduse elu jälginud ja kas ütleb sulle selline lause midagi, et Loksale kerkib 30 miljoni eurone spa-hotell? Ega ma ei ole kuulnud seda, aga kui sa küsid, mis see mulle ütleb, ei, see näitab, see näitab seda, et vaata, et meil Eestimaa peal on ikkagi olemas selliseid toredaid samariitlasi, kes saavad aru, et kogu turismikeskused ei olegi ainult Tallinn, Pärnu, Saaremaa ja Haapsalu, ütleme konkreetselt sellise spa nagu kontekstis, vaid et võetakse sellise riski ja minnakse rajama spa-hotelli sellisesse linna nagu Loksa, millel on minu teada peaks olema selline linn, kus raha ei jätku isegi püsikuludeks, mida linna arengukaasse on kirjutatud investeeringuteks, et koolide remonti ja nii edasi ja minnakse sellisesse kohta tegema, et tekiks kohalikul elanikul tekiks 100 töökohta, tuleksid uued maksud ja nii edasi, et on siukseid julgeid inimesi olemas, et äkki võib-olla peaks vaatama sinna, et sellist inimest ka plaan B-sse kutsuda ja Tartu Hoiulaenu ühistusse. Ei, kindlasti, et ühelt poolt on see väga tore, et sellised asju tehakse, aga teistpidi ma juhin tähelepanu, et see ei ole ju tootmine. See ei ole ju tootmine nagu, et ma loodan siiralt, et see äriplaan nagu hästi ära tasub, aga ma pean ikkagi siukse kainestava jutuga siia juurde rääkima, et ma olen vist isegi siin Eesti Krooni saates nagu rääkinud, kuidas Tartu Hoiulaenu ühistu on uurinud kas näiteks Põltsamaale ja mitmetesse linnadesse nagu, kus me oleme isegi eelprojekte nagu teinud selle jaoks ja kohalike omavalitsustega läbi rääkinud, et selliseid spaasid nagu rajada, siis punkt 1 alati on olnud nagu see, et eelduseks, et kohalik omavalitsus tuleb kaasa nagu selle asjaga, kas laste ujumistrennide või siis ka mingite väga headel tingimustel näiteks hoonestusõiguse või kruntide andmisega, eks ole, seda esiteks ja teiseks nagu siis see, et olles kõike seda läbi kalkuleerinud, ei ole kuidagi see äriplaan nagu välja mänginud, sest alati jääb see asi nagu selle taha, et kliendid, et Eesti on siiski kahaneva rahvaarvuga riik ja kui nüüd rääkida Loksast, eks ta jääb sinna Tallinna külje alla, eks ole. Ja ma ütlen, kindlasti paljudele kuulajatele esimese mõttega või esimese ropsuga ei tule pähegi, et kus kohas see Loksa asub, et see on õige tähelepanek, et jah. Ja Tallinna külje alla teine asi, teine asi ongi, et kas seal on kohalik omavalitsuse toetus, ma ei ütle, et see halb on nagu selles mõttes, et kohalik omavalitsus nagu peakski nagu toetama, et seal oleks ju laste ujulad ja asjad. Ja kolmas asi, et sinna peaks saama siis tõmmata rahvusvahelist turisti, kas mingisuguste spordivõistluste või lihtsalt puhkajate näol. Et Loksal ei ole ju sadamat. Lähim sadam ongi äkki seal Tallinn ja teistpidi Sillamäe. Et kui nad Soome turisti nagu toovad sealt või tulevikus mängivad selle peale, et Vene turg avaneb, et Peterburist hakkavad käima, siis äriplaan nagu on hea. Muidu ta nagu on siukene, ma ütlen, et nii nagu minu osalemine plaan B nimekirjas, et panustad nagu sinna sisse, aga kas seda tulemust ka nagu tuleb, et tahad parimat, aga loodame, et välja kukub ka hästi siis ikkagi.
Ja ei, no loodame, et sellest ikkagi asja saaks, et 2-3 aastaga peaks see sinna kerkima ja kui see on, noh, sellele paneb õla alla, siis üks, issand juba ma nüüd, jah, Ants Haavel, silmakirurg, kes on kaasanud sinna suure rahvusvahelise hotelliketi Accor Groupiga, et selline ambitsioonikas plaan paika pandud, et noh, veel kord, et jõudu tööle ainult, et ja sa õigesti märgikisid ära, et seoses sellega, et see on ikkagi palju riskantsem kui teha mõnda tööstust, sest tööstus on konkreetselt toodet, mida sa siis nii-öelda välja viid, tuleb raha peale, aga turist on selline väga-väga ebastabiilne, noh, ütleme siis klient või siis tootmisprodukt. Et kas ta jõuab ikka sinuni kas tuleb või ei tule. Ja eriti kui on kõik muutud nii mugavaks, et kõikidel anna ette lennujaamad ja rongid ja laevad, et natuke suuremaid samme teha ei viitsi, siis jääbki selliste projektide puhul natukene see asi riskantseks. Aga riskantne ei ole seda saadet kuulata, sest et veel kord tuletan meelde siia lõppu, et alanud on Baltasar Leasingu võlakirjade pakkumine ning siis 6. novembrini see kestab. 100 eurot on ühe võlakirja müügihind, intress 10% aastas ja Baltasari puhul on tegemist ikkagi tuntud firmaga ja siin koha peal kiiresti küsimus, kas sellist kohtumist nende härradega ka korraldab hoiulaenuühistu nagu kombeks on võlakirjade pakkumise seda ajal? Üldiselt on olnud, et püüame korraldada see ka. Ja, sulle Andro, aga head puhkuse jätku ja kohtume siis juba järgmisel nädalal. Loodan, et oled siis tagasi ja saame juba siis stuudios üksteisele silmast silmaga vaadata. Ja, kuulmiseni ja kohtumiseni. Eesti Kroon. Saade rahast, pangandusest, investeerimisest ja majandusest. Saate toob teieni Tartu Hoiulaenuühistu.